ütleme nii, et siin paar sekundit tagasi tuli juba lund, et ilmaolud on siuksed, et noh, lubab siin tegelikult päeva peale vihma ka. Ajasõidu oleme ära sõitnud, vabatreening on tehtud. Proovisime täna 16 tolli ka. No ei olnud ideaalne, et võib-olla kui vihma sajab, et võib-olla siis see 16 töötab paremini, et ei karju see jõud nagu nii palju üle. Praegu kuivaga oli küll siuke, et ei olnud ideaalne. Dominik sõidab ka see aasta meie telgi all RX 3000 klassis siis ja Dominikul hakkab kohe esimene eelsõit ja peale Dominiku starti olemegi juba meie. Laagri panime juba eile siin püsti, käisime tehnilises ära ja saime ka jälile ka, miks see auto niimoodi puterdab. Et seal kindlas ühes kurvis õlirõhk kukub sinna 1,2 peale ja sellest tingituna ta läheb siis safe mode'i. Et oleme seda õlinormi ka nüüd 2 korda kordistanud, et no, aga ta viskab selle kätskänni, viskab seda õli täis ja sealt hakkab seda õli ka välja pilduma, et no katsetame, vaatame, et noh, tegelikult tuleks karteritsi teha mingid vaheseinad, et see õli nii palju ei loksuks siis. Algus ma mõtlesin, et kütusega mingi teema on, aga jah, logid järgi on ikkagi õlirõhkuga teema. Nii et lähme esimesse eelsõitu. Siin ka trottel maas, pihustus maas. See ei kati ära. Okei. Taas suhteliselt paraloogne sõtti, aga seal oli leedukas Mikušis oli see, kes suutis oma paremusi selle maksma vaata. Andreas Aulik oli siis teisel, no leedukas on kõva sõidumees ja lahkuski. Ja nüüd siis kuidas ja kas...
Teine hiit on ka meil sõidetud. Enne minekut panime siin mustad väljad alla, natuke kitsamad siis. Aga käis velg, käis vastu supportit ja tegime siin kiire rehvi vahetuse jällegi. Rõhk ei kontrollinud, et maha sõitis oli rõhk vist 3,4 või. Libe oli see kõik ühesõnaga olukord. Praegu vaatame siin logisi ka. No ei ole siin väga kiita. Kukub siin päris... Muidu oli ennem siin 1,2 oli miinimum. No. Ta kukub siin 0,69 peale. Peab ikkagi mingid seinad sinna karterisse tegema. Ka muud pääsu ei ole. Nüüd panime õli veel rohkem. No. Aga ta ikkagi tambib sinna Catchcan ikkagi selle täis. Catchcani otsas on veel eraldi pudel ka. Selle on ka juba täis. Peksmed juba. Ja tuleb lihtsalt hakkama saada see etapp ja vaadata. Mida võib öelda selle klassi iseloomustuseks täna siin Raassilla kui rallikrossi rajal on see, et kindlasti selles klassis on väga suurt ülemvõimu näidanud leedukad. Kraagas rajale tuleb Pikuusis, Rutkauskas, nii et täies küljest praegu. Ja Kevin Allik number 21 on siis aia, sealt saavad kokku ja läheb sealt lõikamiseks sealt üle Muruplatsi. Täpselt, Rütis Rutkauskas oli see poiss, kes seda seal lasi natukene üle noki. Kuidas sellesse suhtuvad kohtunikud, eks seda pärast paistab. Et leedukad on täna olnud võimsad selles klassis ja midagi teha ei ole. Ja Andres Aulik, Kevin Allik üritavad siin kuidagi joonel püsida. Kevin Allik üle pika aja tagasi, seekord siis juba 1600 klassis taas, nii et mitu hooaega siin olnud vaikelu tema puhul, nüüd taas sõitmas, nii et selles suhtes kindlasti läheb tal natukene aega, kui Kevin selle kõigega harjub, aga Kraagassi sees ja nüüd siis juba esimesed jokkeri võtud ka seal tulevad ära. Rajale jääks ikkagi olnud ei ole. Rütis Rutkauskas nüüd siis jokkeris. Rütis võtab ära ja langeb sinna Kevini selja taha. No Rütis Rutkauskas on kogenud sõitja ja siin ka Eestis väga palju sõitnud. Aga nüüd tahab Kevini vastu üritada ja läheb praegu. Ja Kevin laseb siin praegu laiaks natukene selle kurvi ja oligi juba lõpp käes, nii et Kraagasset ilusti. Tulime just siis kolmandas eelsõidus. Ütleme, et läks hästi, saame finaali. 7 tükki on, poolfinaali tehta, et jääb siis eelsõitude põhjal ja viimane vend jääb siis välja. Et enne kolmandat finaali me olimegi, kõik 3 viimast olid siis sama palju punkte oligi, et kes kellegis kõrgemal kohal on, et see saab siis edasi. Et meil läks hästi ja saime finaali.
aga näis, kui palju siin ikkagi teised annavad talle seda sõitu ja võimalust seda rahulikult teha. Eelkõige vaatame, kuidas lätlane Kronberg siin talle vastu hakkab ja mida teevad teised. Mait saab hea stardi, aga seal Mirel süstib sealt täiesti pööraselt vahelt läbi. Täiesti pööraselt vahelt läbi. Tegelikult Jokkeris pole vaatet mitte keegi käinudki. Nii et siin tuleb kindlasti selle peale mõelda. Aga seal näete Chris Haan, ja number 87 Dominic Sadam lõpetab seal rehvivallis. Sidabrasil on selgelt ka probleeme autoga, nii et selles mõttes tundub, et 2 masinat on väljas siit praegu. Dominic Sadam meedikud ka korraks Dominiki juurde küsivad, kas kõik on korras. Said pöidla vastuseks, et on korras Dominiki kõik seal. Saab seal ilusti kenasti sinna vahele lõigata ja oma 3. positsiooni tagasi võtta, aga Chris Haan ei taha mis nüüd? Ja mis nüüd? Nüüd kaotab Mirel auto üle kontrolli ja... Ma ei saa, mul ei keera auto eest mingi puruks. Ja need tegi samamoodi. on ja oskab ka keerulistest olukordadest välja tulla. Ja kindlasti Kevin Allikule suur väljakutsega siit selles stardis, et hooaeg, mida on siis sõitmas mees võtnud Super 1600 klassis ikkagi ka jääks edukalt. Nii Dragas läheb kuusis ja seal Rutkauskas üritab. Aulik lükatakse 4. praegu.
ma sealt lõikasin ju. Või äge. noh, äge on ju. Ralli Rallikross. Rallikross, jah. Vägev raisk. Midagi läheb kuradi. Läti 2 nädala pärast. 2 nädala pärast Lätis näeme, aine. Raasile võistlus on meil siis lõppenud. Minul läks finaalis, ütleme nii, et võtsin maksimumi, paremat ma ei saanud. Sama, mul ka poolfinaalis tulemus on siin näha. Et kaasvõistlejatele meeldib romurallit teha, tundub. See pahasti on jah. Suht julm ikka. 2 korda oled selle autoga enne sõitnud ja siis kohe esimene võistlus tugeks niimoodi tuppa. Aga no annab motivatsioon juurde ainult, nii et ei ole hullu. 9. mai juba Riias. Nojah, 8. lähme tegelikult juba minema, 11. on meil Vikerikis juba BRX-i teine etapp siis. Seega 2 nädalat aega, et korda teha. Läheb kerepinki ja. Minul õnneks mis hullu seis ei ole, et tulekatte lendas ainult ära ja tipuka töö ainult. Päeva võib kokku võtta niimoodi, et läks üle kivide ja kändede. Ootused olid ikkagi suuremad. Sama. Nüüd hommikul stardid ei tulnud välja.